mis on miski see salapärane jõud, mis on lääne tsivilisatsiooni lennutanud sinna, kus see täna on? Täna harutame lahti ühe paeluva kontseptsiooni YouTube'i kanalilt Wisdom Warriors, idee nimetatud faustlikust vaimust. Okei, lähme kohe asja juurde. Mis on siis see salapärane mootor, see liikuma panev jõud, mis on vorminud lään selliseks, nagu me seda täna tunneme? Uurime, mida allikas selle kohta räägib. Siin on meie teekond tänaseks. Kõigepealt, mis see faustlik vaim üldse on, siis vaatame, kus see tuleb, millised on selle varjuküljed ja lõpuks, miks see on väidetavalt rünnaku all ja mida siis ette võtta. Niisiis, esimene peatus, definitsioon. Proovime lahti arutada, mida see faustlik vaim tegelikult tähendab. Põhimõtteliselt on see lakkamatu, peaaegu obsessiivne tung teadmiste, võimu ja uute kogemuste järele. See on see rahutu hing, mis kunagi ei rahulda olemasolevaga. Just see ongi väidetavalt see, mis eristab läänt. See pidev soov laieneda, vallutada, mõista. Ja see nimi ei ole juhuslik. See tuleb otse Goethe kuulsast Faustist. Teate küll, see lugu õpetlasest, kes müüb oma hinge kuradile, et saada, kõike. Piiramatult teadmisi, piiramatult võimu. See ongi seesama ambitsioon, see rahutus, millest me räägime. Aga okei, kust see vaim siis pärit on? See pole ju lihtsalt raamatust välja karanud. Vaatame selle ajaloolist teekonda. Selle idee juured nähakse juba iidses Kreekas. Sealt edasi hüppab see täies hiilguses esile renessansi ajal, saab uue hoo sisse valgustusajastul ja väidetavalt on see tänapäevani iga suure tehnoloogilise hüppe taga. See on justkui üks katkematu punane niit läbi lääne ajaloost. Ja kui me räägime selle vaimu kehastustest, mõelge korraks Aleksander Suur, kes ei peatunud enne, kui maailm otsa sai. Renessansi geeniused nagu Leonardo da Vinci, maade avastajad, kes puretsesid tundmatusse ja muidugi uuemast ajast Tesla ja Edison. Selle teooria järgi on nad kõik osa samast loost. See on lugu rahutust, piire nihutava maimust. Aga see lugu pole kaugeltki ainult kangelaslik ja ilus. Sellel progressil on väga-väga tume väri. Ja siin näemegi selle asja tuuma. See on klassikaline kahe teraga mõõk. Ühel pool on teaduslik geniaalsus, peatamatu areng, avastusretked, aga teisel pool koloniseerimine, halastamatu eesmärkide tagaajamine, traditsioonide ja tervete kultuuride hävitamine. Seesama jõud, mis loob, on ka see, mis hävitab. Selle vaimu olemuse võtab päris tabavalt kokku üks humoorikas tsitaat, mida allikas kasutab. Ma tänan teid, ameeriklased, et olete hullumeelsed piirialade asukad, kes ei puhka enne, kui Marsil on McDonald's. See kõlab absurdselt, aga see tabab ära selle peatumatu tungi, eks ole? Aga mis saab siis, kui see vaim satub kriisi? Allika väitel ongi just see praegu toimumas. Räägitakse lausa omamoodi vaimsest sõjast. Selle konflikti mõistmiseks tsiteeritakse George Orwelli. Kõige tõhusam viis inimeste hävitamiseks on eita ja kustutada nende endi arusaama oma ajaloost. Ja see ongi väidetavalt lahinguväli, võitlus lääne enda loo ja identiteedi pärast. Ja siin on see väidetav kultuuriline nihe. Kui vanasti imetleti suurt meest, kangelast, piooneri, erakordset indiviidi, siis nüüd on fookus nihkunud tavalisele inimesele. Tähtis on kaasavus, võrdsus, mitte solvavus ja selle käigus on erakordsus muutunud justkui millekski kahtlaseks, isegi halvaks. Aga miks see kõik toimub? Allikas toob välja mitu põhjust. Esiteks, väidetav aktiivne tegevus, et panna lääs iseennast vihkama. Teiseks, natuke filosoofilisem mõte. Vaim on hakanud iseennast ära sööma, sest uusi kontinente, mida avastada enam lihtsalt ei ole. Ja kolmandaks, väga praktiline põhjus, tänapäeva inimestel puudub suure eesmärk ja tähelepanu hajutab lõputu meelelahutus ja hedonism. Okei, diagnoos on pandud. Aga kas on ka ravi? Kas on mingi väljapääs? Allikas pakub välja konkreetse tee, kuidas seda vaimu mitte ainult taaselustada, vaid ka uude tasakaalu viia. Ja siin on see 4-astmeline plaan. Esiteks, kujutlusvõime ja tahe. Sa pead endale leidma selge eesmärgi, oma isikliku vallutuse. Teiseks, sa ei saa seda teha üksi. On vaja ehitada oma hõim või hundikari, inimesed, kes mõtlevad sarnaselt. Kolmandaks, aktiivne vaikus. See tähendab ühenduse leidmist oma sisetunde ja kõrgema minaga, näiteks meditatsiooni kaudu. Ja neljandaks, hing ja rituaal. Leia tähendust ühistes kogemustes, olgu see muusika, tants või isegi võitluskunstil. Ja mis on selle kõige lõppjäreldus? See on tegelikult päris oluline nihe.
Järgmine samm ei ole enam üksiku geeniuse suurus, vaid suurus, mis on seotud oma kogukonna, oma rahva ja millegi endast suuremaga. Ja selle mõttega jätamegi teid. Kas see on tõesti plaan lääne hinge taassünniks või on see lihtsalt ohtlikult romantiline unistus? Mis teie arvate?